Saku ning juhendaja Joonas Randmaa. Esimene tants oli rahvamuusikale seatud Klappermees, seejärel Viru Silmaneli ning siis Kaara Jaan. Teeme veel kord suure aplausi Tarvakile. Koori reisipäevikust jälle. 2008. aastal Itaalias käies sai koor endale mõneks päevaks kodumaised bussijuhid, kes olid omandanud itaallastele omase ellusuhtumise ja kõike oli seega alati umbes pool või enam-vähem. See vastus sobis peaaegu igale küsimusele, näiteks kui palju on sõidetud, kui palju on plaanitud sõiduaega kulunud või väga tähtis eluline, kui palju naisi on WC-st bussis juba tagasi. Kes vähegi kollektiiviga reisinud on, teab, kui oluline see on, et kõik ikka tagasi jõuaksid. Kui te nüüd küsite, et kui palju kontserdist läbi on, siis ma vastaks teile itaallastele omaselt umbes pool, enam-vähem. Itaalias, kuuldes, et Eestis on ka mägesid, neist kõige suurem vaid pisut üle 300 meetri kõrge, vaatas itaallasest bussijuht kaastundliku näoga vastu ja küsis siis viisakalt, on seega vähemalt ilus mägi. Toomina naistel pole Eesti ilus kahtlustki. Välismaal on küll tore käia, kuid kodumaale tagasi jõuda on veelgi parem. Ka Eesti muusika on koorile väga südamelähedane. Osa on võetud kõigist laulupidudest, kuid loomulikult pole Toomina piirdunud vaid Tallinna külastamisega. Läbi on käidud arvestatav hulk Eesti saari ja suurem osa Mandri-Eestist. Toomina missiooniks on oma laulurõõmu jagada küll igasse maailma nurka, kuid alustada tuleb tegelikult Eesti vallutamisega. 2013. aastal suvel saabuski lõpuks naiste kuulsuse hetk Anne Leski soojendusbändina Narva Jõesuus. Kontsert möödus suurepäraselt, kui välja arvata väike hele kõlks, mille tekitas dirigendi suurest tuhines maha pillatud helihark. Väike viperus käib aga alati asja juurde ning kindlasti ei jää see nende viimaseks suurhetkeks. Kontserdi viimane osa ongi pühendatud naiste Eesti juurtele. Tugevad juured on iga eduka koori aluseks. Mart Saar, rahvaluule, laulu eestvõtja.
Pöörmägi, Muhu rahvaviis Äiu püüu tsüklist 6 Eesti rahvalaulu. Veljo Tormis, rahvaluule, Kiigelaulud, esimene Kitsas kiik ja 3. Kiigelkartlik. Lähme seda kiikele, Hullu, kiikas, kas see
rahvaluule seadnud Riho Päts, Pill on helle. Käes on see kaunis hetk, kus naiskordoominat saab õnnitleda ja tänada. Me palume siia ette ka koori praeguse ja endise presidendi. Ja nende juhendaja Jaanus Rand.
meremehele Toomas Aru. Meeskoor Rumo kaart. Oli Rumo? Runo! Nii, ja siis on meil veel tänada meie õhtujuht Iiri Saar. Siia tulles ma mõtlesin, et huvitav, et hooaeg on alles alanud, et kuidas esineda välja tuleb, võrratult ilusalt tuli. Ma tänan teid vanema venna poolt ehk kaasava meeskori poolt. Siin on üks väike nõks ka. Ma ütlesin, et kui läheb okas kurku, et mis ma siis nagu viia võiks, ta ütles, et vana Tallinna. Aga ma ei tea, mis nali see on. Lugupeetud daamid ja daamid, lugupeetud dirigendid, praegused dirigendid, endised dirigendid. Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsil on au teid oma seltsis näha. Ja kui te olete oma koori ajaloost kirjutanud või tulevikust, et teil on oluline koorikultuuri alles hoida ja sealt edasi laulud ja kultuuri, siis ma arvan, et see ei ole nii oluline. Neid ei ole vaja elus hoida, on vaja elus hoida laulmist ja mitte kultuuri pärast, vaid teie enda pärast. Te teete seda suurepäraselt. Ja kui kena naisterahva häält on alati kena kuulda või hea kuulda, enamasti öelda, siis mul on kohutavalt hea meel selle tooni üle, mis teil täna siin kostis. Ja see kooskõla, mida te erinevate häälderühmade vahel kosta oli. Ja olles ise hobimeeskoori laulja, ma tean, kui keeruliselt see tuleb, nii et see on vägevat tööd teinud. Ja tõepoolest, alles hooaja algus käib. Nii et ma ei tea, kus te selle aja võtate. Igatahes, kui ma oleksin naisterahvas, võib-olla ma ükspäev olen, aga tänapäeval on see võimalik, siis ma tulen meie koori laulma. Ma tahaks seda. Ja kuivõrd te olete alguses saanud Saneti Pyamast ja laulnud tervishoiutöötajate majas, siis olgu teile see A-loe, et kui peaks mahu tulema, siis võtke ja liigutage endale ninna näiteks. Ma arvan, et see on üks võimalus ennast paremaks saada ja kohe uuesti laulda. Suur tänu teile! oli just mõni päris tuttav laul. Ja oli kangelapsele raadelaula. Jätkub teil seda rõõmu ja helinat hinge lauluhäälest, südametest ja kodus hoidmist. Naised on nagu liiled. On vaja hooltavat armastust ja veidike koostegevust. Kui te lähiajal olema ka te tahate oma kontserti ja sünnipäeva mingi
lillede saar. Palju õnne teile! Lugupeetud juubilad, õnnitlen teid Eesti Maaülikooli meeskoori Toomuse nimel. Isa aitab mul ütles, et tead poiss, kui sa lähed külla naistele, sa pead neile viima lilli ja šokolaadi. Aga miks just apellat? See on just niisama hõrk ja maitsekas kui naiste toomine. Palju õnne! Meie oleme siin naiskonnad Taarepool, meie oleme pisut nooremad naisterahvad, ainult 50-aastased ja ma pean ütlema naised, et teie auväärne igade kadedaks ja näete väga head välja. Soovime teile jõudu ja särtsu edaspidiseks ja palju õnne! Austatud naiskoor Toomine ja kliendid, õnnitleme teid juubeli puhul ja soovime jätkuvat rõõmu laulmisest, ilusaid lauluelamusi ja tegusaid lauluaastaid edaspidiseks, lugupidamise ja sügava kummardusega. Meeskoor Sapala ja kliendid.
tänu teie dirigentidele, praegustele noorele dirigentidele kõigepealt edu ja kõike head ja sinu lisame kõike. Nii et me väga täname tänase kontserti eest ja soovime teile okas kurku ja palju reisele. Naisportoomina on olnud see koor, kes on teinud revolutsiooni Tartu Ülikooli. Kas te mäletate seda kontserti, kus eest võttis üks laulja, teine võttis teist laulja, tants läks lahti ja mõni saalis oli ja peaaegu oli minestuse äärel, sest seda pulli polnud veel nähtud, et ülikooli aulas tantsitakse. Seda tuli koor ära. Tuli vahva. Ja kui ma vaatasin täna te rahvareedes välja tulite, siis ma mõtlesin, et Tartus on nii pagana häid jalas seal. Mul jalg hakkas liikuma. Kuidas paneks teile natuke tuure peale.
no järgmine kord kindlasti, 5 aasta pärast kohtume, siis kindlasti tantsite. Aga enne, kui ma hakkan neid lilli jagama, teile aitäh palju, minu laulja. Ma teid ei kalista, sest see kalistamine läheb väga kõvaks. Ma tahaks laulda teiega koos naiskooride hümnilaulu. Ja oma armsale lapsele, kes õppis minu kursusel Tartu Pedagoogilises Koolis. Suur tänu. No need olid küll suurepärased hetked, kus minevik sai olevikuga kokku ja kõlas lausa suurepäraselt, aitäh. Mina omalt poolt õnnitlen ka naiskoor Dominet, mina olen Luunja laulukoorist Jõe õed. Meid on hästi vähe ja me oleme plikakesed teie kõrval, aga minu käes on mikrofon ja ma saan kõva häälega ütelda, et palju õnne. Mul ei ole lilli, aga ma kingin teile mõtteliselt kõik veel praegu õitsevad jorjenid, sest 1949. aastal taludes, mis veel olid siis järel ja jõus, sellel ajal kindlasti veel õitsesid jorjenid, nii et palju õnne teile. Teile, kallid külalised, suur tänu, et te tulite, olite, nautisite, kaasa elasite ja kaasa elate ka veel edasi. Nüüd nii, et kõik kutsetega külalised, kes täna siin on üle ilma kokku tulnud, on oodatud peale kontserti lõppu jääma ka kauemaks. Teistele aga me soovime ilusat koduteed ja kohtumiseni juba järgmistel kontsertitel. Eeva Talsi, Aapo Ilves, Üle ilma.